No nii, 4. päev Rovaniemis on meil lõppemas või tähendab algamas, et kell on hommikul mingisugune 7 läbi veits ja liigume minema, hakkame liikuma Vaasa poole või no mingisugune, ma ei tea, 8 tundi sõitu vist veel, et jõuda Vaasasse, seal me siis veedame oma aastavahetusekese. Vaatame, mis Lars räägib, saame äkki kiiret kommentaari. Rekkamees number 2, jah. Olete valmis meie... Rekkad on soojas juba ootavad. Minul ei ole rekkad, minul oli rekka otsa soojas. Mul on jälle poolik jääskulptuur, sükene uus orange peel, finish, clear luck. Ja see on hästi veits appel siin on, aga muidu on jah. Kui me hakkasime sõitma või kui tahtsime alustada sõitma, siis me vaatasime minu Subarut, mis oli muutunud jääskulptuuriks keset ööd ja hetkel me maanteel vibrame mingi sotiga, sest meil on rattad on ka täiesti jääs, siin on mingi korralik lumi kogunenud, nii et see oli ikka päris jube, mis siin autos toimub, nagu terve auto mingi rapub vasakule paremale, umbes nagu see ei ole vist isegi nii hull, kui sa velgi ära ja tasakaalusta pärast nende peale panemist. See on enam sama hull, kui sa sõidad mingite banaalis velgedega, ma ei tea, mis asja, barankadega sõidad. Ja kui me vaatame sinna esiklaasile, siis meil sajab mingid, ma ei tea, mis asi, vihm vist. Õues on -1 kraadi, esiklaasile sajab vihma, tee peal on jää, mäe peal on lumi ja auto peal oli ka jää, nüüd on enam vihm. Neil on vaja ratastest ka lahti saada, siis ma vahepeal teen mingid, sõidan vasaku jalaga, hoian pidurit, siis hoian gaasi ka, sõidame vaikselt niimoodi maanteel, äkki tõmbab veits soojemaks ja kulutab maha selle pasaselt rataste küljest. Point selles, et me ei näe põhjapõtru, me arvan, et asi on minus iga kord, kui mina tulen Soome, siis ühtegi põhjapõtra ei ole. Me tulime lihtsalt kuskile, kus neid kasvatatakse, sest et meil ei ole muud võimalust. Me tulime siia niimoodi, et mitte kedagi siin ei ole, nii et... Miks nad eraldatud nagu? Nad ootab konservi panemist. Taga neid asjad, taga sitaks neid vaata. Täiesti kardavad meid. Yeah, maybe we don't follow and bring the police. They won't come in your hand, but you can put some in... On the ground? Yeah. Okay. Maikkel see sõpradega. Meil juhtus väike õnnetus, meil on 9 minutit viimasesse ööbimisse. Põhimõtteliselt ööbimise juures sükene hea lauge kurv. Tundus libe, järsku võidas pidamine eest ära ja kui ma võtsin pidurit, siis üritasin kraansiga tagasi saada, aga ei saanud ja siin vale. Abi tuleb. Rahval äkki väike update. Positiivne on see, et kõik jäid terveks. Auto on ka põhimõtteliselt terve, et väike kahjustus on. Velg on veits kannatada saanud, sest sõitsite kuskilt, ma ei tea, kivirabast üle. Ja nüüd lähme kohaliku juurde, rootslase tüübi juurde, kes aitab meil panna ilusti. Tal on kompressor, rehvi pink ei ole, aga me siin driftist kogenud mehed oskame breaklineriga rehve peale panna küll. Teinud seda ennemgi ja siis vaatab, mis saab 9 minutit ööbimiseni. Ma olin nii valmis. Ma olin väga valmis. No nii, teine päev või tähendab 100. päev. Me läheme nüüd otsima Subarule velgi. See viidi nüüd eile boksiiriga sealt selle maja juurest ära, sest väljad olid kõverad. Ja nüüd me läheme otsima Subarule velgi, et sinna töökotta viia ja need alla panna, sest et töökotta ütles seal nende velgede kohta, et 1300 euro! Ma elu sees ei osta. Jah, seega jah, me oleme Vaasasse nüüd. Me oleme siin saare peal ja
oleme siia selle kaardiga, kus me oleme siin maakaardi peal. Ühesõnaga, minu väljasaaga hakkab vaikselt lõpuni jõudma. Leidsin Facebooki Marketplace'ist mingid Toyota Avensise väljad, näed siuksed välja. Küll sõidame siis sinna Vianori poole, sest et neil on tsentreerimisrõngaid ja saame äkki lõpuks väljad alla. Nii, Lars siis ajab töökotta sisse auto. On korralik möll ikka, et saaks väljad ära vahetada. Ja WRC uus rallisõita Lars Salmand on valmis. Meie sponsor on Eestis on ka Atoi ja sealt me võtame kõik oma varuosad ja siuksed asjad, nii et jah, vaatasime, et siin oli ka Atoi silt ja tulime kohe kiiresti läbi ja siin oli top upime veits. No nii, käes on 2. jaanuar. Hakkame lõpetama oma reisi Soomes, et saime nüüd lõpuks natuke puhata ka, lihtsalt istusime ja ei teinud mitte midagi. Auto on ka sõidukorras. Sõidukorras jah, meil on ralliseadmes pill. Tegelikult rool on ka viltu veits käes, aga luuda. Äkki jõuame Tallinna ikkagi. Autopolitsei Cobra L. Mehed jõudsid peale ja laeva auks sulgub. Joppe. Tere õhtust, rahvas, me oleme lõpuks laeva jõudnud, me jõudsime viimasel hetkel sinna. Meil oli hästi, kõigiga oli hästi tore sõit. Ralf, sulle kindlasti meeldis see sõit. Väga tore. Parim sõit. Kuidas see välja nägi? Kuidas te seal olite? Ma arvasin iga minuti tagant, et me paneme pauku. Üritad magada ja siis jälle tunned, auto käib okei, kas me nüüd paneme pauku. Sisuliselt alates, ma ei tea, mis see linn oli, kuskilt keskelt Soomest kuni Helsingini. Nokia oli see. Nokiast alates Helsingini auto sõitis minuga, mitte mina temaga. Põhimõtteliselt kohe, kui oli mingi kallak tee peal, kuna mul ees oli ratast sipa nagu kokkujooks oli ühe ratta poole pealt oli nagu vasakule, ehk siis üks ratas oli otse, teine oli sipa vasakule, siis pill tahtis lihtsalt külje ette võtta, ükskõik mis kiirusega ma maanteel ei sõitnud. Ma lõpetasin lõpuks niimoodi, et ma sõitsin maanteel mingi 60-70 kildi tunnis maksimumist, et ma ei saanud kiiremini sõita. No vahepeal sõitsin isegi veel aeglasemalt. Viimasel hetkel jõudsime laeva. Ma tegelikult olin juba 22:30 pannud endale laevast, ma arvasin, et me ei jõua. Tegelikult kui see mees meid sisse poleks lasknud, siis ei olekski jõudnud. Selline väga huvitav kogemus. Mul lihtsalt ei olegi kunagi nii sketšit maanteesõita olnud, sest et reaalselt ma iga hetk kartsin, ma panen pauku. Meil oli päris palju selliseid momente ka, kus nagu auto tahtiski juba oma teed ära minna kuhugi. Et tegin jälle oma elu väga huvitaks, et ikka nagu ei oleks igav, et selles mõttes nii ongi tore sõita tegelikult Soomes, eks ju? Jah, ma muud moodi ei tahagi enam Soomes sõita. Väga tore punkt Soome reisi lõpuks ja järgmine kord proovime paremini, kõik üritame paremini. Tore, et kaasa elasite, me elasime ka üksteisele kaasa, et me kõik ilusti kohale jõuaks. Head ööd!